No nii, väljas on ilus päiksepaisteline päev ja meil on kevad ja me oleme Hortese aianduskeskuses. Ja mida veel kevadel teha, kui hakata istutama või siis seemneid külvama ja ise endale rõõmu ja sellist rohelist elustiili kujundama. Mul on väga hea meel, et meil on täna külas ajakirja Maakodu tegevtoimetaja Eeva Luigas. Tere! Tõeliselt särav nagu päike. Ja. Mida me täna võiks teha? No nagu sa ütlesid, on käes aeg, meil on kõige mõistlikum külvata, istutada ehk endale taimi kasvatada, nii ilu kui toidutaimi. Praegu on hästi selline zen-stiil elamiseks inimestel ja kõigile meeldib nagu endale rahu ja enesekindlust saada. Kas see külvamine aitab selles kaasa ja mida sa näiteks teed praegu, sa muljud mulda? Ma muljun sellepärast mulda, et enne kui sa üldse istutama või külvama hakkad, sa pead mulla saama parajalt niiskeks. Kas sa tead, kuidas on parajalt niiske muld? Ma ei tea, ma näen, sa katsud. Kas see ongi juba see? Jaa, siis tehakse koerajunni katse. Kuidas see käib? See käib niimoodi. Võtad mulla, niisutad, mõtled, et ei tea, kas on paras. Võtad mulla, surud peos niimoodi junniks. Nii. Kui junniks jääb ja surudes vett väga välja ei tule. See on nagu jõusaali harjutus. Ja see on nagu jõusaali harjutus, et ta jääb selliseks, aga kergelt mureneb kui vaja. Siis on piisav niiskus. Kas see nüüd on praegu piisav? Ja. Väga hea, super. Sest tead, kui sa paned külvitopsi liiga kuiva mulla, siis sa ei saa seda korralikult läbi niisutada, kui sa oled juba seemned, ütleme, sisse istutanud või peale pudistanud, oleneb siis sellest liigist, mida ta tahab. Et see esimene asi on alati mulla niisutus. Missugust mulda peaks üldse valima? Kas mulla valimisel on mingid eelistused? Ja, mulla valimisel on mingid eelistused. Näiteks mõned eelistavad istutada seemneid või külvata seemneid tegelikult hoopis kas turba või kookostablettide sisse. Ma panen, kuni ma räägin, ma panen need likku. Need tabletid tuleb enne, kui üldse midagi teha saab. Need tuleb likku panna, et nad hakkaksid vee sees paisuma. See võtab nüüd natukene aega. Kui pikalt nad peaksid paisuma? Tead, ei ole niimoodi, et stopper on kõrval ja 5 minutit ja kui nüüd ei ole paisunud, siis on kõik jama. Tegelikult nad paisuvad oma paisumise ära. Nad hakkavad üsna varsti, kui neid siin niisutada, hakkavad endasse vett tõmbama, et siin on siis turvas või siis oleneb kookos on siin ja kuna need on õhus täiesti välja pigistatud, siis nad võtavad mõne aja, et nad lähevad ka selliseks junnikujuliseks. Aga vastates küsimusele, siis külvimuld, tänapäeval on hästi lihtne neid osta. Kui sa tahad külvimulda, siis loe paki pealt külvimuld. Hästi lihtne. Ja külvimulla eripära on siis see, et kõigepealt ta on kerge, ta on hästi peeneteraline ja see, mis on kõige olulisem külvimulla juures, et ta on väga nõrgalt väetatud, kui üldse. Sest tegelikult on seemnes kõik need asjad koos, mida ta idanemiseks ja esimese 1 või 2 idulehe saamiseks tegelikult vajab. Nii et kõige parem on valida spetskülvimuld, kui seda ei ole, kõlbab ka kaktuse muld. Vaata, kaktused ju ka ei taha, sukulendid ja kaktused ei taha ju väetisi ja seal on liiva ja et külvimullad on sellised hästi õhulised, kerged, siin on liiva sees, teinekord on sees perliiti. Mis see perliit on? Perliit on selline vulkaaniline kivim, vaatame, siin on üks valge tükikene, mis seob niiskust, seob taime juurde ümber neid väikseid mikrotoitaineid ja ta on ka haigusvaba. Nii et täiesti looduslik asi, kui keegi loeb kuskilt, et mingis mullas on perliit või vermikuliit, siis need on looduslikud ja teinekord on ka selliseid suuri, vähe suuremaid tükke, need lihtsalt korjame välja või paneme poti põhja. Kivid või sellised asjad. Ma tean isegi, et aianduskeskuses Hortes on võimalik perliiti lausa osta. Kas see on nüüd see aine või see kivi, mis tegelikult võib panna kõikidesse rõduistutustesse ja kui mis imab endasse vee ja siis kui laseb valgust läbi.
ja kui see liigne vesi on seal sees ja kui näiteks ma lähen kodunt ära 1-8 päevaks, unustan kastmata, taim saab selle vee kätte. Ja kõigepealt ta saab selle vee kätte, teiseks kui laotada mulla pinnale, siis ta kaitseb seda mulda ülekuumenemise eest ja teiseks perliiti ja vermikuliiti pannakse nendele külvidele peale, mida me hakkame ka kohe tegema, mis on valgusidanejad, mida ei tohi mullaga katta. Et täna ma mõtlesin, et me teemegi siin sellist 3 külvi. Ühed seemned ehk siis pastinaagi, kuna seda peaks ette kasvatama, külvame turbatablettidesse. Ja. Siis sellise toreda roosaõielise maasika, see peaks olema vist... See on nagu naistepäeval ka tore kingitus. Et maasika külvame mulla peale, kuna ta on valgusidaneja ja üks seemnepakk on veel ja varakevadise sellise energialaksu, mis me saame spinatist väga tihti, seda saabki kas varakevadel või hilissuvel külvata. Tema siis külvame niimoodi nagu tavaliselt mulla sisse, katame mulla. Aga kui mina olen nüüd tugev küpsetaja ja selline kokkaja kodus, siis ja tahaksin ise endale maitsetaimi kasvatada, kas on mul oluline teada ka, milliseid seemneid ma pean valima, et kui ma ise tahan maitsetaimi valida? Jaa, esimene reegel on, et sa pead valima need maitsetaimed, mida sa sööd. Ahah, okei. See on päriselt esimene reegel. Siis mingi osa võiks neid olla, millest sa mitte midagi ei tea. Sellepärast, et siis sa saad teada. Eks ju? Ja siis sa keerad selle paki teist pidi ja vaatad, millal tuleks külvata, eks ju, loed siit, kuidas külvata, loed, mis taimega on tegu, näiteks siin on ladinakeelne nimetus Fragaria ananassa, paned selle veebi otsingusse, saad teada, et sa näed maasikas ja siis loed, kuidas sa teda peaksid kasvatama. Aga kui minul ei ole oma aeda või suurt kasvuhoonet ja mul on ilus korter, kas ma korteris saan ka seda teha või mida ma peaksin siis arvestama, kui korteris hakkan midagi sellist maitsetaimede külvi tegema? Sa pead arvestama sellega, et sul on rohkem võimalusi kui aias. Kuidas see nii on? Sellepärast, et korteris on kogu aeg soe. Näiteks mina, kellel mul on aed, ma praegu ei külva kurgiseemet. On ju, sellepärast, et kui kurk kasvavad, siin on minu meelest kurgid ilusti külvatud ja juba näed 2 idulehte ja juba tuleb päris leht, et kui kurgid mul praegu idaneksid ja hakkaksid kasvama, kuhu ma nad siis panen? Mul ei ole võimalik neid aeda istuda, sest aia väljas on veel küll. Korteris sellist häda ei ole. Sul on kogu aeg, sul on nagu botaanikaaed, mõtle. Seega kõik korteri omanikud võivad tulla aianduskeskusesse Hortes ja siit leida endale midagi, mis neile rõõmu pakub, ehk siis tegelikult ise hakata kasvatama ja mitte olla kurvad selle üle, et ma ei saa korteris midagi teha. Ja, lihtsalt asi on selles, et kuna siis on nõud, eks ole, ju väiksemad, siis peab arvestama sellega, et see kastmine on tihedam ja sa ei saa vaadata taevasse ja öelda, et täna sajab, et ma ei pea kastma või midagi. Kui mina olin laps, siis ma mäletan seda, et me korjasime selliseid piimapakendid. Kas on oluline, millisesse anumasse ma ka külvan? Sul on siin väga palju põnevat, ma vaatan selline roheline, natuke kõrgem, siis on natuke madalam, no ma nendest tablettidest ei räägigi, mis on toredasti paisunud, siin on lillepott, aga kas ma pean teadma, räägi meile, mis on õiged anumad, mis tuleb osta? Tead, anumatega on selline asi, et taimed, mida kasvatatakse ette kasvatamiseks, nendele võib alguses valida sellised väiksemad anumad ja näiteks need samad turbatabletid ongi nagu ettekasvatusanumad, eks. Ja mida väiksem on anum, seda kiiremini ta läbi kuivab tegelikult. Et sa pead seda arvestama. Et nüüd kurgid on ka sellised, kes väga ei armasta ümber istutamist. Et mõelda sellele, et kui ma peaksin ümber istutama, kas ma saan terve juurepalli kätte. Kurk siia? Ei. Jah, selles mõttes küll, et kurgi võib kohe nagu oma ette potti panna, aga niimoodi saab ka hakkama. Et sa tegelikult võtad ta siit pärast hästi ettevaatlikult. Kuule, aga nüüd külvame maasikat. Ma arvasin, et siin on seemneid kangesti rohkem,
aga ei ole ja siia need imepisikesed siia peale kukuvadki. Kas on tähtis, kui laiali ma neid puistan siin või mida ma nendega teen? Üldiselt see on tähtis küll, aga siin oli vaata nii vähe seemneid, et need ongi laiali. Niisiis, niisutatud muld siia istutuskasti. Nüüd panime seemned, neid peaaegu siit ei ole näha. Nüüd niisutame pealt, mis on hästi-hästi oluline. Sellega me niimoodi praegu kleebime need seemned siia mulla külge. Nii. Aga miks ma ei või kastekannuga? Sellepärast, et kui me nüüd hakkaksime siin kastekannuga kastma, siis see vesi tegelikult uhub need seemned külgede peale või no jumal teab kuhu. Kus sa panid perliidi? Mul oli enne siin perliit, kas sa tead? Too mulle palun, sa oled ära pannud. Ma nii kaua panen jälle uut mulda potti. Aianduskeskuses Hortes võib kõigilt abilistelt ja töötajatelt alati küsida head nõuandeid. Kas või seda, kuhu sa panid perliidi. Täpselt. Ja nad toovad sulle selle õigesti kohe kätte. Ja nüüd on niimoodi, et seda sama kivimit, mille nimi on siis perliit, me paneme siia selline, mitte rohkem kui 0,5 sentimeetri jagu. Ohoh, ja see on küll mingi väga uus ja põnev. See on väga lahe asi. See on väga-väga lahe asi, kuna eks ole ju ma ütlesin, et tegemist on valgusidanevate seemnetega. Üldse on nii, et mida väiksem seeme, seda suurema tõenäosusega see valgusidane on. Näiteks petersel, näiteks rosmariin, näiteks, mis nad seal veel on, basiilik on väga tuntud valgusidane, ja siin on nad valguse käes juba idanenud. Nii, et kõik need tüümi on liivatee, eks ju, kõik sellised, kuule, see on tühi, siia tuleb juurde panna. Kõik sellised seemned on valgusidanejad ja nende peale, kui sa paned selle perliidi, siis see kõigepealt laseb valgust läbi ja teiseks hoiab niiskust. Kas nüüd need taimed kasvavad siit läbi või ma pean selle perliidi pealt ära võtma? Ei, sa ei tee mitte midagi muud selle perliidiga, kui muudkui aga niisutad. Ja taimed kasvavad siit läbi ja hakkavad väga ilusti tulema ja minu kogemus ütleb, vähemalt kuumaasikate puhul, need maasikad, mis on kuskil kevade alguses, talve lõpus, kevade alguses külvatud, annavad augustis saaki, mis on hästi-hästi tore ja lastele meeldib neid väga kasvatada. Väga äge. Kuule, nüüd mul jäi siia isegi ruumi, sinna ma mõtlen, et küsi minu käest, ma toon midagi sulle. Too petersell. Okei. On ju? Ja mina panen nii kaua, ma panen mulda potti selleks, et spinatit külvata. Mul on selleks ka oma nõksud. Nii. Väga hea. Nii. Kas sa leidsid peterselli? Jaa, ma tahan otsida omadust väga hea peterselli. Mina tahan leht peterselli. Ma ei taha seda grässus peterselli. Too mulle leht petersell, vaata, kas sa leiad. Jah, festival, kas see on hea? Ma arvan, et on hea. Kas on hea? On. Aga ma leidsin ka veel salati. Kas salatit saab ka ise kasvatada kodustes tingimustes potis? Saab küll. Väga hästi saab Punase kasvatada. lehega leidsin. Seda peab teadma, et kui sa nüüd nii-öelda kunstlikes tingimustes kasvatad mingeid punase lehega köögivilju, siis nende lehed ei lähe nii punaseks, kui nad nagu naturaalse päikese käes läheksid. Aga nad värvuvad ikkagi teistmoodi. Ja milline nimi? Lollo Rossa. No äge. Ma isegi kingiksin naisele naistepäeval. Naistepäevaks tasukski selliseid asju kinkida. Jätan oma 4 tulpi kinkimata hoopis istutuskasti, seemned, mulla ja koos perega teeme sellise sinu nõuannete järgi külvamist. Ütleme nii, et sa kingid lisaks nendele 40 tulbile oma naisele ka seemneid. Okei, ma võtan sinu nõuandeid kuula. Ma kontrollin. Absoluutselt. Eriti seda tulpide arvu. Jaa, ma üldiselt on harjunud 100 tulpi viima. No väga hea, siis sa viid sel aastal 100. Jaa, ma olen eelmine aasta 100 juba viinud. No väga hea, ega sa ei saagi alla lasta.
nii päris, siin on natukene suurem seeme osa, kas ma panin nüüd nii ilusti, kõvasti, paksult. Ja kuule, mulle tundub, et ega petersel nüüd ei ole küll nii kindlalt valgusidane ja ma ajasin pada. Ehk siis sellele ei tohiks nagu nüüd seda perliiti tegelikult tohib, aga ma natukene, vaata, mis ma teen niimoodi. Ma natukene ajan seda natukene laiali, sest seemed tuli hulgi. Nii, natukene. Mina alati ütlen, kui te tulete midagi endale ostma koju, ostke mitte 1, vaid võtke kohe 2, sest topelt on alati kindlam ja parem ka ja mõjub ka hoopis tegusamalt, kui näiteks võtta siit selliseid maitsetaimi, siis miks ma selle 1 potiga, ma võtan mitu korraga. Ma võtan ka kõike mitu. Ja on isegi dekoratiivse äkki. Ja nii, ja nüüd paneme veel perliiti, sellepärast, et see mõjub talle sama hästi. Vaata, looduses on ju niimoodi, et kui seemned saavad valmis, siis nad pudenevad ju mullale. Tegelikult. Ega siis loodus ei käi neid näpuga kuhugi mulla alla torkimas. On ju niimoodi. Ja siis juhtub see, et eks siis seda sügiskõdu tuleb peale ja need seemned, mis siis selleks idanemise ajaks on sellistes tingimustes, et need on idanemiseks soodsad tingimused. Need hakkavad ju looduses kasvama. Nii et kodus võiks matkida loodust. Ja loomulikult seda kõige ilusam ka. Aga mind ikka väga huvitab see perliidi teema on põnev, see on väga huvitav ja väga kasulik just, et suurepärane nõuanne. Mida sa nüüd nende tablettidega teed? Need on õige suureks paisunud ja kuidas nendega nüüd käitutakse? Näed, need on niimoodi, ossa, vaata, kus nad on siia taha. Nendega käitutakse nii, et ma nüüd kas natukene... neid katsutakse ka niimoodi pigistatakse? Tegelikult ma nüüd mudin, eks. Mudin nad niimoodi mugavaks, siin on neil niisugune väike kate ümber ja siin on kohe näha, et milline on see pool, kus siis tegelikult see seeme pannakse. Nii, ja mina olen tegelikult neid mudinud natukene nagu püüan alati 4-kandiliseks mudida. Et neid hästi tihedasti üksteise kõrvale pärast panna. Kas sa tead, kust kohast võetakse see turvas nende tablettide tegemiseks? Kahjuks Eestimaalt. Jaa, minu maja tagant. Jaa, kahjuks Eestimaalt, et sellepärast mina soovitan turba asemel pigem kasutada kookos tablette, sellepärast, et kookos on ikkagi taastuvam materjal kui turvas. Ja viimasel ajal ongi seda kookost ka rohkem müügil olnud. Kookostablettidega on ainult see lugu, et nad on natukene rohkem pudedad. Et seal see käsitsemine on selline, et mina olen nad pannud siis nagu tihedalt aluse peale, valanud vee ja lasknud siis selles samas kohas paisuda. Et ma ei pea väga palju neid loksutama pärast. See tähendab seda, et nüüd selles tabletis hakkab see seeme idanema ja mis ma taga edasi teen? Kas ma võingi ta sinna jätta või no sa ei saa ju seda juurikat kätte, eks ju. Et tegelikult siis, kui tal on juba mingid 3 lehekest peal või sa näed, kui ta juba muutub selliseks mõnusaks, et saab välja istutada, siis lähedki istutad välja. Mida mina olen teinud on see, et kui ma välja siis istutan, siis ma kindlasti rikun natukene seda ümbritsevat kesta. Päris ära ei ole rebinud. Väga põnev. Aga ma rikun, et see taim ei jääks siia vangi. No ma loodan, mul on juhtunud. Kõik aednikud on nii hoolsad, nagu sina oled. No ikka inimesed on päris hoolsad, kui nad midagi teevad. Kas istutamiseks peab kasutama nüüd mingit istutuspulka või kuidas ma selle seemne sinna selle palli sisse saan? Võib, väga head on söögipulgad, pliiatsid, söögipulgad, isegi lattelusikas. Minu jaoks on väga hea, seda on puhastatav. See on siuke pika varrega lusikas. Aga samas on ka see, et ega sul ei pea alati olema tohutud vahendid. Et sul on 10 sõrma ja sellest täiesti piisab. Ja ma näitan, kuidas mina olen teinud. Võtame nüüd selle pastinaagi. Mina alati, kui ma teen seemnepaki lahti, siis ma alati lõikan kääridega. Miks? Sellepärast, et mulle meeldib, kui asi jääb ilus. Sest kui ma nüüd siit midagi võtan, ma võtan selle pliiatsiga. Aha. Vaatame, natukene rikun seda pliiatsit.
näed, seemned on siin sees, ma teen märjaks, ma saan niimoodi seemned kätte. Jah, nii. Ja ma võin sellega niimoodi siia peale neid panna. Kas iga seeme läheb idanema või mitte? Ei pruugi, sellepärast ma panengi 2 ja isegi kui nad mõlemad lähevad, siis tegelikult kui ma pärast neid peenrasse istutan, siis on see lugu, et neil on ruumi kasvada küll ja küll. On ju? Nii. Teen natuke märjaks sisse ja saan jälle kätte. Sellised väga praktilised nõuanded Jaa. praegu, et ei olnud küll selle peale tulnud, et pliiatsiga või mingi pulgaga, et tehes ta märjaks saab niimoodi seemneid No siin on tänu sellele, et veel on see pinevus. Ja see tõttu see kõik siis meil õnnestub, et ta nagu kleepub külge, aga mitte nii kõvasti, et me teda pärast enam lahti ei saaks. Kas see on Vaata, nüüd on nõks. Natuke siit pärast peab kuivama panema. Ja seemnepaki murrame me ilusti kokku. Nii ja nii kunagi oli ja nii. pabertuutud, kuhu pandi Ja. kommid, nendel Ja. tehti ka ots niimoodi kokku. Ja vaata, kui sul on korralikult need seemnepakid siis ladustatud, et see on tegelikult, minu jaoks on ka oluline, et on nagu selline kord, Väga äge. eks. Ja siis ei tule seemned välja. Mis nendega nüüd saab? Sellepärast, et need on ma panin seal... vahepeal seemnepaki. Kas nüüd pannakse, see kaetakse perliidiga jälle? Vaata, seda võib teha, aga nüüd ma tõesti pisut natukene niimoodi lükkan seda siia sisse. Nii. Natukene. Perliidiga katmine on alati väga tore mõte. Aha. Aga kui sul on külvimulda, siis soputa seda ka peale. Aha, et seda oleks ka ikka hea panna. Ja natukene, et nagu täidad selle augu ära. Kuidas selle tableti nüüd või selle istutuse niiskuse hoidmisega on? Kuidas ma tean, et ma õigesti seda kastma pean, et on õige aeg jälle niisutada? Tead, sellega on niimoodi. Tavaliselt muld vahetab värvi kuivades. Ja see tuleb eriti algajal katse-eksitusmeetodeid selgeks teha, et kõik seemned vajavad idanemiseks niiskust ja niiskust peab olema parasjagu. Ehk siis see on nagu sellel mullal. Ei tohi lirtsuda lõpuks ja ei tohi olla liiga kuiv. Ja see peab eriti ettevaatlik olema siis, et kui me nüüd paneksime toa kasvuhoones, eks ole, katame selle pealt kinni, et see alt ei läheks liiga kuumaks. Kas see värvus tähendab seda, et heledamalt on muld natuke kuivem ja tumedamalt on ta natuke märjam? Just. Ja just need, et kui päike paistab peale, siis need, ütleme, aknaäärsed on alati rohkem nagu kuivamisalti kui need, mis jäävad natukene päikesest eemale. Nii, aga vahepeal olen ma siia pannud veel mulda. Suurepärane. Ja siia ma kavatsen nüüd külvata spinatit. Ja minul on külvamiseks selles mõttes omad nõksud, et nats nagu siingi, mina mitte ei suru seemneid mulla alla, vaid ma panen seemned mulla peale ja pärast panen vajaliku koguse mulda peale. Siis on kindel, et nad ei lähe liiga sügavale, et mul on väga mugav sellega toimetada. Ja mida me nüüd külvama hakkama? Mina külvan praegu spinatit, mille sordi nimi on Bazaroo. Kas ühte potti peaks olema mitu või üks seeme? Mina või neid taim? panen mitu, sest see on tegelikult lehtköögilili. Ahah, Eks? Ja kui me nüüd rääkisime sellest, et me kasvatame aknalaua peal, sest et inimesel ei pruugi üldse aeda ollagi, siis ta ausalt öeldes selles potis võib võtta ka suurema, peab arvestama, et mida suurem on nõu, seda aeglasemini ta läbi kuivab. Kas on mingisugune nõuanne sul näiteks 1 sentimeetrile mitu seemnetera võiks olla? No oleneb, mida sa mina mõtlen, et neid ma tahaks hakata nii pea, kui päris lähed ilmuvad. Tegelikult kohe napsama. Ja see tähendab seda, et see külvitihedus on kindlasti suurem kui see, mis pakil on kirjas. Vaata, siin on pakil kindlasti kirjas, et taimeväli 5 × 40 sentimeetrit.
et ausalt öeldes sa ei saa korteris midagi sellist teha ja kui me oleme toidupoodidest ka ostnud neid ette kasvatatud maitsetaimi ja vaatame seda potti, siis seal on näha, et neid on tegelikult päris tihedalt koos. Et see tihedus nüüd erineb sellel peenral kasvatamisest ja aknalaual nagu kiirsöögiks kasvatamisest. Eva, mul on veel üks küsimus. No. Kõik on nüüd nii kenasti ära külvatud. Ei ole veel ära külvatud. Aga kas ma pean väetise suhtes ka midagi teadma? Väetise suhtes on, et kui on taimed juba vaata nii suured, et tõesti hakkab tulema päris leht. Sellele sibulale võiks mingit väetist panna? Sibulale ei ole vaja, aga tomatile, vaata siit tulevad päris lähed, kurgil tulevad päris lähed, ka basiilikul tulevad juba päris lähed. Soovita mulle nüüd milliseid väetisest. Mina olen hea väetaja, mulle meeldib väetada, sest siis lähevad taimed ilusaks, nii nagu inimene süües. Väetise puhul on kõige olulisem see ükskõik millise väetise valid. No siin on nüüd lille, toit, seal tähendab väetise pakilt tuleb seda reaktsiooni lugeda. Kõikidel tootjatel on natukene erinev see. Kas sa eelistaksid pulberväetist, vedelväetist? Tead, ma ei oskagi nagu öelda, põhiline on, et oleks väetis. Vedelväetisega ja pulberväetisega, need on reeglina ikkagi kastmisveega antavad, pulbrit ei pane keegi mulla sisse. Aga on ka granuleeritud väetisi ja tõtt öelda, mina oma kasvatuse juures armastan granuleeritud väetisi. Et kui ma juba selle taime pikeerin, siis ma pikeerin ta väetisega rikastatud mulda. Hakkab kiiremini kasvama? Kõigepealt ja on kuidagi minu jaoks on mugavam, et ma ei ole väga selline väetisveega nagu solgutaja. Et mina vaatan alati, kuidas mul on mugavam. Aga nüüd on nii, et see ei ole veel läbi, mis ma tegin. Oi. Ja täpselt samamoodi siin, mis sest, et ma panin niiske mulla, nüüd ma ikkagi niisutan seda. Ikka väga mõnusalt. Niisutan ta siin läbi. Kleebib ilusti kõik siia mulla külge need seemned. Kui mõni seeme on liiga lähedal, lükkame tagasi, võt ääre peale ei ole päris hea, sest seal kipub esimesena kuivama. Et siin võib nüüd natukene sukerdada rõõmsalt. Nii. No, tule, prits. Väga tõsiselt sa ikkagi pritsid ma selle veega. Ma tegelikult pritsin, sest et seeme on kuiv ja esimene asi, mis ta teeb, ta võtab enda ümbritsevast mullast seda niiskust. Esimene niiskus, mille ta võtab, on ümbritsevast mullast. Ja eks see vesi hakkab allapoole vajuma ja hakkab ka pealt tegelikult aurama. Ja nüüd ongi niimoodi, nüüd ma patsutan, vaata, natukene niimoodi kinni, aga mitte ei suru hullunult, vaid patsutan kinni. Nii. Ja nüüd niisutan veel. Ja tead sa mis, kas selle peale võib panna perliiti, et kui me peame silmas neid inimesi, kes kasvatavad toitu aknalaual või üldse ka lilletaime aknalaual, siis on see, et päike kipub tegema liiga ja kuna muld on tume, neelab valgust, vesi aurub kiiremini, siis hele kiht ei pea panema palju, aga siiski hoiab ära seda igasuguste põletike eest taimi, kui nad on siin nüüd idanenud ja hoiab ka niiskust. Ja võt me olemegi teinud nüüd, palun väga. Suurepärased külvid, ma ütleks selle kohta. Suurepärased külvid, et petersellil osutusid olema suuremad seemned, kui ma arvasin. Ma ajasin rosmariiniga segi, aga need said siis siia väikse kihi mulla alla ja kõike seda peaks, et kui palju mulda peale, kui kaua idaneb, peaks siis vaatama seemnepakilt ja lugema kindlasti juurde natukene nende liikide kohta. Ja ma arvan, et meil on varsti selline tore idanenud taimede komplekt siin.
ehk siis me saame praegu öelda meie Hortese aianduskeskuse klientidele, et tere tulemast meie juurde, sest siit on võimalik endale kujundada suurepärane roheline elustiil. See tähendab seda, et siit saab väga häid nõuandeid ja mul on väga hea meel olnud täna, et meil on jaganud väga praktilisi ja uudseid nõuandeid ajakirja Maakodu tegevtoimetaja Eeva Luigas. Me kindlasti kohtume oma klientidega praegustes tingimustes läbi veebi ka tulevikus veel. Seekord oli siis selline ilusat päikselist kevadet teile kõikidele. Ja aitäh ka minu poolt. Minge külvama.